Tere tulemast vaatama siin Delfi meediastuudios juba teist saadet, mis kõneleb Eesti kaitsetööstusest ja selle ettevõtetest ja nii nagu lubatud sai, siis juba järgnevates saadetes, mis kokku on 9, peaks me avama siis kõikide Eesti kaitsetööstuse ettevõtete tegevusi, toimetamisi nii kodu kui ka välismaal, Ukraina rindel ja kõikide nende plaane, mis on mõeldud selleks, et elavdada ka Eesti ja Euroopa majandust. Aga tänases saates, teises saates on meie fookuses kaitsetööstuse ja selle ettevõtete koostöö valitsuse ja riigiga. Ja meie tänased külalised on Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu nõukogu esimees Taavi Veskimägi, kes on ka selle liidu üks asutaja, ja Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp. Tervist! Tere! Tere! Enne kui me räägime äratuskelladest ja kaitsetööstuse kontekstis, nendest äratuskelladest on viimastel kuudel räägitud palju. Meeste omavahelised piikide murdmised on läinud päris keemistemperatuurini. Proovime siin võib-olla seda keemistemperatuuri vältida, aga siiski me nendel võib-olla teravamatel teemadel peatume. Tuleks korra tagasi ajaloo juurde, sest ajaloost me alustasime esimeses saates koos Ingvar Pärnamäe ja Kalev Koidumäega, kes on Kaitsetööstusliidu nõukogu liikmed ja tegevjuht. Ja me rääkisime sellest, et tõepoolest kunagi 15 aastat tagasi, kui kaitsetööstus asutati, siis võib-olla pankade jaoks, võib-olla EAS-i jaoks, nagu toonased ettevõtjad meenutavad, oli kaitsetööstus ikkagi selline entusiastide seltskond, keda ei võetud võib-olla väga tõsiselt, siis tänaseks, kuhu Kaitsetööstusliit riigi kontekstis jõudnud on. Kaitsetööstusliit on saanud valitsuse koalitsioonilepingusse sisse, aga Kaitsetööstusliit on murdnud ennast ka Ukrainasse ja mis see tänane koostöö siis on? Taavi, võib-olla sina alustad, ütled, oleme me täna tõsiselt võetavamad kui kunagi varem? Kindlasti sellest lähtuvalt on Kaitsetööstuse Liidus 170 ettevõtet, pakkudes erinevaid võimeid nii Eestis, aga väga paljudele klientidele Eestist väljas, sealhulgas Ukrainas. Aga tulles tõesti korra ajaloo juurde tagasi, minust on seal siiski paar olulist aspekti, mida ma tahaksin, olles olnud selle liidu asutaja 2009. aastal ja kogu aeg selle liidu tegevuse juures, et 2 asja. Esiteks ma arvan, et Kaitseministeerium on Eesti kaitsetööstuse arendamisel kõigi nende aastate jooksul teinud rohkem kui ükski teine ministeerium ühegi teise tööstusharu edendamisel. Et selles mõttes kindlasti, et kunagi võib-olla ei saa olla lõpuni rahul, eks ole, alati võiks rohkem ja kindlasti tänane aeg ongi teine, kui ta oli võib-olla veel 10 aastat tagasi. Geopoliitika on teistsugune, võimalused on täiesti teistsugused, aga ka väljakutsed on teised. Aga kindlasti Kaitseministeerium kaitsetööstuse edendamisel on olnud kindlasti nagu oluline tugi ja ma arvan, et kui me Kaitsetööstuse Liidu tegime 2009. aastal, et see tõsiselt võetavus üldse tekkis, eks ole, selle lähtekoht oligi see, et tollane kaitseminister Aaviksoo, Kaitseministeeriumi kantsler Terras, Kaitseväe juhataja, Kaitseliit, Siseministeerium, et tegelikult kõik olid valmis nagu selleks dialoogiks, et me tegime need samad koostöölepped, eks ole, mis lõidki selle platvormi selleks dialoogiks, sest saame aru, et kaitsetööstus ikkagi lõppkasutaja on suures plaanis riigi erinevad organid, ja mitte ainult loomulikult Eesti riik, aga paljud teised riigid samamoodi üle maailma ja see andis selle lähtekoha, nii et ma olen kindlasti, et nagu just meelestatud selliselt, et me oleme teinud palju, aga see tänane aeg on nagu teistsugune, mis tähendabki seda, et kui me alustasime sellest kohast kaitsetööstus osa Eesti kaitsevõimest ja see oli võib-olla see, mida siis ka Koidumäe ja Pärnamäe rääkisid sellest entusiasmist, et me tollal ikkagi vaatasime seda eelkõige läbi Eesti enda kaitsevõime, et me võiksime ka midagi siin koha peal teha, eks ole, selleks, et Eesti oleks paremini kaitstud. Ma arvan, et see on täna jätkuvalt adekvaatne, aga lisaks sellele on täna kindlasti kaitsetööstus nagu oluliselt suurem osa ka nagu Eesti majandusest, ta peaks olema oluliselt suurem osa majandusest, et anda Eesti inimestele tööd ja leiba, sest riigid, kes on meiega sarnases geopoliitilises olukorras, olgu see siis Iisrael, olgu see Lõuna-Korea, kes on tegelikult nagu saavutanud selle kahese efekti, et ühelt poolt siis see, et oma riigi kaitsevõimesse panustada, aga teiselt poolt müüa seda, mis on siis ise välja arendatud ka paljudele teistele klientidele üle maailma.
miks ma võib-olla tulen selle esimese küsimuse juurde siiski tagasi, on ju see, et eelmisel suvel, kui tuli kokku uus valitsus, Kristen Michali juhitav uus valitsus, siis kuidagi peeti suureks töövõiduks, et nüüd näed, kaitsetööstus on see prioriteet. Ma mäletan su enda ühte artiklit, kus sa rõhutasid, et kaitsetööstusest peab saama osa riigikaitse planeerimisel ja kaitsevõimest. Ehk et kas siis ta toona veel enne seda ei olnud seda? Kindlasti ta ongi olnud nii-öelda areng ja tõesti sellisel prominentsel kohal, kus üks vabariigi valitsus ütleb oma koalitsioonileppe juures, et see on meie prioriteet. Loomulikult kaitsetööstus ei ole sellisel kohal kunagi olnud. See on täiesti selgelt nii. Varasemalt on olnud ikkagi pigem selline kaitseministeeriumi, kaitsetööstuse omavaheline dialoog, mida ma tahangi öelda, et see dialoog on olnud nagu hea ja see ongi olnud võib-olla niisugune nagu võime planeerimine, tööstusdialoog, eks ole, mis see koalitsioonilepe tegi ja ma arvan, ta tegigi just selle muutuse, et kaitsetööstus osa kaitsevõimest, sellele juurde tuli see, et kaitsetööstus osa Eesti majandusarengust, osa inimeste heaolust, et kuidas see võimalus seal välja võtta ja loomulikult siis arendades neid erinevaid võimeid ka Eestist väljas, kuidas tuua need siis pärast koju tagasi ja kui meil ühel hetkel endal on neid vaja või eelkõige ka heidutuseks on vaja, et vaenlane saab aru, et ei ole mõtet meiega rinda pista, et me oleme selleks hästi valmistunud ja hästi treeninud, eks, siis kuidas neid ka siin rakendada. Indrek Kaitseministeeriumi poolt, kuidas see siis tundub? Eesti kaitsetööstus on see, millega arvestada, kui sa nüüd vaatad nii-öelda eilset päeva, kuidas siia on jõutud? On see, kus nagu Taavi ütleb, et Kaitseministeerium on kaitsetööstus kõige rohkem toetanud ja seda arendanud? Ministeerium. See on toimunud koostöös, selles mõttes tõesti nõus Taaviga, et siin on toimunud väga tihe koostöö alates Kaitsetööstusliidu algusaastatest ja kus Kaitseministeerium oma rolli mänginud eeskätt selle keskkonna loomisel, et kus kaitsetööstusettevõtted saaksid parimal moel tegutseda, et see keskkond oleks neid toetav. Ja laias plaanis ma arvangi, et see peaks olema riigi roll ühe majandusharu edendamisel luua see keskkond. On selleks siis regulatiivne pool, loome need regulatsioonid ja seadused ja määrused sellised, mis toetavad seda tegevust. On see mingisugune arendustoetus, innovatsioonitoetus, mida me oleme teinud kõik need aastad. On see eksporditoetus, et viia meie kaitsetööstusettevõtted kaitsetööstusmessidele ja panna delegatsioonid ette ka tähtsad riigiametnikke või ministreid, kes avavad uksi. Nii et ta on olnud nagu tihe koostöö, aga ma arvan, et väga oluline roll, et kaitsetööstus on jõudnud sinna, kus ta on jõudnud, on loomulikult ettevõtjate enda valmidus riskida, enda valmidus võtta ette neid asju ja minna sinna tööstussektorisse. Ja sellega ka täitsa nõus, et ajad on muutunud alates 22. aastast suurest sõjast Euroopas. Loomulikult ootused on hoopis teised, julgeolekukeskkond on teine. Me kõik saame aru, et peab tegema rohkem ja seetõttu on ka mõistetav, et kaitsetööstus ootab ka riigi poolt täiendavaid julgeid samme. No vot, sõjale ise viitasid, viskan siis sellise esimese kapatäie vett kerisele, et eelmise aasta lõpus toimus üks üritus, kus kaitsetööstusettevõtted näitasid oma toodangut Eestis viibinud välisajakirjanikele ja muuhulgas seal siis üks kaitsetööstusettevõte, üks selliseid nagu kange kullaprooviga tegijaid, Treodi endine tehnoloogiajuht Margus Sammelsaar ütles, et Eestis oli enne seda 2 droonifirmat ja on 2 neid endiselt ja Ukrainas oli enne seda 3 droonifirmat, täna on üle 300. Et kuidas siis nagu Kaitseministeeriumi vaates Eesti kaitsetööstust on selle 3 aasta jooksul kiirkorras rakendatud selle eesmärgiga, et telliks rohkem, seaks neile eesmärke, millest tundsid puudust esimeses saates kaitsetöösturid Ingvar Pärnamäe ja Kalev Koidumäe? Kui me vaatame kaitsetööstuse käibeid viimastel aastatel, alates sellest suurest sõjast, siis aastane kasv on olnud kusagil 40%. Et see on täitsa arvestatav kasv, tänaseks on jõutud kuskil €500 miljardi eurolise käibeni ja sihid on seatud veel kõrgemale. Seetõttu 2 miljardit aastast 2030. 2 miljardit on 2030, mis on reaalne saavutada, kui see kasv jätkub. Ja meie oleme ka riigina mitmeid samme astunud, et seda soodustada. Ma mainin mõnda siin algatuseks, et üks on kindlasti see, et relvade ja laskemoona tootmine Eestis oleks
lihtsam, kui ta seni on olnud. Siin tuleb lihtsalt meenutada seda väikest tõsiasja, et see tegevus, sõjarelvade ja laskemoona tootmine muutus üldse võimalikuks eraettevõtetel alles 2018. aastal. Ja seetõttu on see küllaltki noor tööstusharu, aga me näeme, et see täna ikkagi seal on mingid takistused, see on liiga kulukas ettevõtetele, kes peavad need tegevuslubasid taotlema ja vastavaid tehased ehitama, mis vastavad siis kõigile nõuetele. Et me teeme seda selgemaks ja ka soosivamaks. Relvaseaduse muudatused said vastu võetud ja hakkasid kehtima selle aasta algusest. Tegeleme täna määrustega, et see asi viia nagu tehniliselt, detailselt ka sinnamaani, et ettevõtetel oleks nagu soosivam keskkond. Et see on üks, regulatiivne pool on kindlasti üks asi. Teine on see, et seda sõda vaadates ja Ukraina abistamist vaadates, siis täna oleme alustanud programmiga, mille eesmärk on suunata 100 miljonit eurot Eesti kaitsetööstusesse selleks, et osta tooteid, mida Ukrainas on vaja. Ja me oleme jõudnud sinna, kus siis sellest pikast nimekirjast, kus oli toodud palju asju ja meeletute summade eest, ukrainlased oma valiku teinud, see valik on saadetud meile ja nüüd see teema siis lõpuks jõuab sinna, et need asjad hangitakse ära ja saadetakse Ukrainasse. Et 100 miljonit, see on 5% Eesti kaitsetööstuse tänasest käibest. No pluss veel 100 miljonit SmartCap. Pluss täiendavad... Need on kaks muidugi erinevad asja, üks on nagu investeering, eks on, ja teine on nagu ostud, eks ole, ütleme, et üks on revenue ja teine on kapital. Aga raha tuleb sinna sektorisse muidugi, ütleme, sellistes kogustes, mida varem ei ole kunagi olnud. Aga peatume selle siis korra, Taavi saab siin, tal oli küll näpp püsti võib-olla mõnes teises kohas, aga ma saan aru, et pärast eelmist suve, kui nüüd kaitsetööstuse arendamisest ja riigi kaitse tõhustamisest sai valitsuse prioriteet, võid sa ju möönda, on valitsus, Kaitseministeerium ikkagi pingutanud selle nimel, et päriselt midagi ära teha? Ja kindlasti, ja nagu ma ütlesin, et ka varem selles vaates ei ole kahtlust, eks ole, küsimus on nagu lihtsalt, et kus me oleme ka Kaitseministeeriumiga, ma arvan, sellises dialoogis, eks, ja et kas see on olnud nii-öelda piisav, eks ole, kui me vaatame ka neid koalitsioonileppe täitmise punkte, milles osas sai ka siin kaitsetööstusettevõtete nimel tehtud ju kiri, eks, mida siis erinevad ettevõtted arvavad, et siis kindlasti meil on mingites punktides ka selle koalitsioonileppe täitmisel, mis oli väga hea eesmärk, mis oli väga hea plaan, et kas seda on realiseeritud päris sellisel kujul, nagu me lootsime, siis kindlasti ka vastus on ei ole. Et kindlasti me oleks näinud võib-olla kiiremat implementeerimist veelgi, lihtsalt lähtuvalt sellest ajast, kus me täna oleme. Nii et ma arvan, et ka just eile kaitseminister Pevkuriga rääkides sel teemal, siis ma näen, et see nüüd uus tekkiv koalitsioon võib-olla võtab veelgi tõsisemalt ja selles mõttes nagu see valmisolek ja tahe ja soov selle teemaga tegeleda on ajas veelgi kasvanud võrreldes ka selle augustiga 2024, nii et tekib ju ministeeriumisse kaitsetööstuse asekantsler, kes spetsiifiliselt selle teemaga tegeleb ja inimesed, eks, et minu meelest on nagu võti see, mille osas, et mitte kuidas kasvada nagu potentsiaali põhiselt, kuidas kasvada üle potentsiaali. Ja see on nagu võti, et kuidas see suur võimalus, nagu siin ekraani peal väikeriigi suur võimalus, täpselt kuidas see suur võimalus, mis meil on, kuidas see sisuliselt siis ära tuua, kuidas see sisustada ära, et ta tõesti looks siis neid võimeid, mida meil endal on vaja tuleviku jaoks ja saada parem heidutus ja kuidas tegelikult teha ka sellest tõesti siis majandusharu, mis ei ole ainult 2 miljardit, eks ole, vaid tegelikult nagu palju rohkem. Ja see ei tähenda mitte ainult siis seda, et me anname siin natukene kapitali või tellime 100 miljoni eest, eks see tähendab ikkagi nagu oluliselt laiemat ökosüsteemi, see tähendab, kui me läheme 5%-ni kaitsekuludega, et täna toimub, eks ole, kogu võimeplaneerimise pool, kuidas tegelikult ka 10-aastases võimeplaneerimises on tööstus kaasas, kuidas me sisuliselt nagu mõtestame oma võime arendamise läbi ka kohaliku tööstuse komponendi, et mida me tahame, et siin kohapeal on, eks ole, millised tööstuslikud võimekused, et jõuda lahingusse, et lahingut pidada,
et see kindlasti tähendab veelgi enam selle dialoogi intensiivistumist ja selge on see, et sellises majandus- ja ekspordi vaates, et meil ei ole ka mõtet uskuda, et me kõigis alasektorites, kui me räägime kaitsetööstus on selline lai termin, eks ole, ütleme, seal on väga palju erinevaid nagu võimeid, eks ole, et me kõigis võimetes oleme globaalselt edukad, et eks me peame ka seal nagu kokku leppima ja omavahel, et ahah, need on need asjad, kus meil võiks olla loomulik eelis olla edukas, et me oleme sõnastanud enda visiooni, et Eesti võiks olla selliste murranguliste kaitsetööstustehnoloogiate arenduskeskused, koht, kus Euroopa Liidus ja NATOs oleks seda tüüpi tööstust kõige parem arendada ja võib-olla mitte ka loogikas, et kõik tehakse siin, vaid et siin on just ka peakorterid, kuhu siis see väärtus koondatakse, eks ole, võib-olla on mõistlik toota mõnda asja isegi kuskil mujal, sest selge on see, et me ka täna räägime juba tööstuse skaleerimisest, siis kohe on piirang näiteks, kus on piisav hulk insenere, kes kõiki neid asju nagu teeksid, et me peame vaatama seda ökosüsteemi laiemalt, et meiega ülikoolid toodaksid seda tüüpi teadmiste oskustega inimesi, eks ole, kes neid asju teeksid, et ta on selles mõttes nagu palju laiema ökosüsteemi nagu paikapanek, kui ainult võib-olla siis see nagu lihtne mõte, et Kaitseministeerium või Kaitsevägi tellib midagi ja kaitsetööstus midagi toodab, eks ole, et see on kogu ettevõtte elutsükli toetamine alates selle esimese toote väljaarendamisest, milleks meil meede on arendustoetuse näol olemas, kuni nende pikaajaliste lepingute või nii-öelda, kui me ka väljast ostame midagi, eks ole, nii-öelda siis selle tööstuse osalise lokaliseerimise läbi, on ta siis nii-öelda läbi vastuostu või on ta siis läbi selle, et keegi tuleb, kes meile mingit relvasüsteemi pakub ja teeb mingi osa sellest siin. Unustame korraks pidurit, haarame sealt samast sinu tagumisest otsast kinni, aga ennem fikseerime nagu siis selle arratuskellade mõju. Euroopa Ülemkogu on heaks kiitnud 800 miljardi eurose taasrelvastumise plaani. Parandage, kui ma eksin. SmartCap 100 miljonit investeerimistoetust kaitsetööstustele, 100 miljonit Ukrainale relvastuse ja kaitsetööstusvajaduste ostmiseks, mille osas ma saan aru, nüüd hiljuti käiakse siin või minnakse ka Ukrainasse, suurim visiit läbi aegade kaitsetööstusvisiit Ukrainasse, 5% kaitsekulutustele, mis kõik veel. Kui nüüd pidurid korra ära unustame, kas kaitsetööstus, Eesti kaitsetööstus kogu selle raha laeva juures oleks üldse võimeline täna kohe käima panema uued droonitehased, tootma lõhkeainet, odavaid mürske, mida kõike veel, kui öeldakse, palun, piiritu eelarve, andke minna, kõik seadused on valla, kõik inimesed on olemas. Minu meelest oli ju see sama huvi, mille Kaitseministeerium ja Riigikaitse Investeeringute Keskus kogus siis kokku Ukraina toetusmeetme raames, mis ulatus miljarditesse ja miljarditesse. Palju kõrgemale kui see 2 miljardit, millest me siin räägime. Ma arvan, et see on tegelikult nagu hea indikatsioon ja see ei olnud mitte selline plaan, vaid tegelikult kaitsetööstuse ettevõtted, Eesti kaitsetööstuse ettevõtted ütlesid, jaa, me oleme suutelised järgmise 12-24 kuu jooksul sellises mahus oma tootmist üles koormama. Ja me saime nagu miljarditesse ja miljarditesse ulatuva nagu plaani. Minu meelest on see parim indikatsioon, mis sisuliselt nagu kirjeldab seda, mis on see potentsiaal. Mis on tegelikult see Eesti kaitsetööstuse ettevõtete potentsiaal ja mitte isegi pikas tulevikus, vaid kohe täna nüüd täiesti arvestatavas ajahorisondis. Nii et ma arvan, et vastates küsimusele, jaa, Eesti kaitsetööstus ettevõtete juba tänane potentsiaal on oluliselt kordades suurem kui see 2030. aastaks seatud 2 miljardine eesmärk. Laeend, üks selline Eesti ettevõtete poolt ellu kutsutud programm räägib murest, kus Eestis on puudu 50% füüsikaõpetajatest, mistõttu lapsed ei lähe õppima reaalaineid, mistõttu meil on juba puudu inseneridest, kellele sa ka Taavi ise viitasid. Ehk et
ma olen kuulnud ka droonitootjatelt sellist muret, et meil on tublisid IT-mehi, aga meil on puudu nendest arendajatest, kes suudaks teha seda, mida Ukrainas on vaja, kus drooni eluaeg on 24 tundi, võib-olla isegi vähem. Ta suudaks seda tarkvara kiirkorras ümber modifitseerida. Kas meil inimesi iseenesest oleks, et kohe seda nõudlust rakendada, et see 2 miljardit ka ilus kena unistus, täna 500 miljonit, 5 aasta pärast juba 2 miljardit on päriselt tehtav. Ma arvan, et siin ongi, miks ma räägin sellest ülepotentsiaali kasvamist ja ma arvan, et see on siiski nagu täna potentsiaal, aga kindlasti see tähendab nagu seda, et me oleme valmis, et me toome mingid teadmisi ja kompetentse sisse. Toome me sisse Ukrainast, me teame, eks ole, et paljud Ukraina ettevõtted on just oma operatsioonid Euroopa Liidu, NATO territooriumil lokaliseerinud siia Eestisse, mis juba tegelikult annab meile võimaluse kasvada üle potentsiaali. Meil on NATO kiirendi siin Eestis, Diana, mis toob mingi hulk tiime kogu Euroopast siia. Meie oskus oleks nüüd see, et kuidas tegelikult need tiimid mitte ei käiks siin kiirendis ära, ei läheks Norra või Belgiasse tagasi, vaid jääkski siia, eks ole. Et selles mõttes selgelt me ei saa vaadata Eesti kaitsetööstust ka sellises vaakumis, et meil ongi Eesti 1,3 miljonit inimest, oleks miljardid, 1,3 miljonit inimest, eks ole, et Eesti kaitsetööstust me saame ja peame vaatama osana Euroopa ühtsest heidutusvõimest, mille osa on Euroopa kaitsetööstus, mille osa on Eesti kaitsetööstus, et me peame, ja see on ka Eesti Kaitsetööstuse Liidu vaade, vähemalt, et me vaatame kogu Eesti kaitsetööstust, Euroopa kaitsetööstusturu vaates, sest selge on see, et me ükskõik kui hea meie suhe ka Eesti kliendiga ei oleks, siis Eesti kaitsetööstuse kui majandusharu edu ei tule mitte Eesti kliendi nõudlusest lähtuvalt. Isegi kui me 5% kulutame sisemajanduse kogutoodangust kaitsele, see tuleb läbi selle, et me müüme oma tooteid ja teenuseid teistele. Eesti klient on meile partner, kes aitab testida, kiiresti neid tooteid arendada. Selleks on ka Ukraina, täna kindlasti nagu esimene laboratoorium, kus me saame seda teha, et neid tooteid arendada. Aga ikkagi Euroopa ühtne, suveräänne, autonoomne kaitsevõime, mille osa on Euroopa ühtne ja tugev kaitsetööstusturg. Nii et kui ma ütleksin, et isegi, et mis on Eesti kaitsetööstuse number 1 prioriteet, kui saaks soovida, siis on kindlasti see, et Euroopa turu fragmenteeritusest saada üle, et meil ei oleks mitte 27 turgu, kaitsetööstustoodete, teenuste turgu Euroopas, vaid 1. See avaks Eesti ettevõtetele hoopis teine potentsiaali, ja ma arvan, et me teeksime selle 2 miljardit nagu ära juba homme. Eks ole, ütleme niimoodi, kui me saaksime Prantsuse turule sisse, Saksa turule sisse, mitte Prantsuse turule sisse saamiseks peab teha see Prantsusmaale. Aga siin heidavad mõned kaitsetööstused ette just, et eestlased on ülipüüdlikud. Meie jälgime kõiki neid hankereegleid ülima täpsusega ja eelistame ikkagi osta lõpuks hinda ja sellest kannatabki lõpuks Eesti kaitsetööstus. Sest mujal riikides, alustades Soomest, eelistatakse väga selgelt, küll reeglites on ühed jutud, aga otsustes teised jutud, oma kodumaist toodangut. Tundub see adekvaatne, Indrek? No see, mida Taavi ütleb, et võiks olla ühtne Euroopa kaitsetööstusturg, see viiks meidki sinna, et oleks täielik konkurentsikeskkond, igaüks pakub ja ostetakse seda, mis on kõige mõistlikuma kvaliteediga ja kõige mõistlikuma hinnaga. Et täna ongi eriti suurtes vanades riikides ju oma kohati ka riiklikud kaitsetööstusettevõtted, kellelt siis ostetakse mingeid asju ja peamiselt neilt. Ja Eesti seisukohast see ei ole tingimata kõige soodsam olukord, nii et kui me räägime ka Eesti võiks, eks ole, teha siin mingeid otselepinguid ja suunata kõik oma hanked Eesti kaitsetööstustele, siis seal on teatud, eks ole, võib tekkida selline pinge, et ühelt poolt me tahame avatud konkurentsikeskkond üle Euroopa ja siis teiselt poolt justkui tahaks, et eelistame siis ainult eestimaist.
et me kindlasti saame seda teha teatud maani, teatud kriitilistes valdkondades. Ja ma olen selles mõttes nõus, et üldiselt võiks olla nagu konkurentsipõhine turg üle-euroopaline, et seal oleks Eesti kaitsetööstus tervikuna palju rohkem võimalusi kui sellises protektsionistlikus liikmesriigi põhistes väikestes turgudes. Me oleme head, meie ettevõtted on head, eks ole, absoluutselt, nii et ma... Defsec Intel vist on võitnud ära absoluutselt kõik 2024. aasta ettevõtete auhinna konkursid, kes on väga otseselt vist Ukrainas eesrindel võitmas Euroopa vabadust. See on nende tähelend ja teevad head tööd. Muidugi, ja ma arvan, et kui sa tahad järgmise 5 aasta jooksul müüa kaitsetööstuse toodangut, siis sa pead olema Ukrainas täna, sest ilmselgelt seal me saame ju aru, et kõik see jääb püsima, mis tegelikult teeb töö ära, kõik see, mis on lihtsalt näiline, see langeb kohe kõrvale. Mõttes, et kui on alati olnud kaitsetööstusmessidel olnud ka 15 aastat nüüd erinevate ettevõtete, kaitsetööstusettevõtetega koos messidel, on vanasti oli alati küsimus, et kas teie enda kaitsevägi kasutab seda toodet. See oli selline referents, et kui kodus kasutatakse, siis küllap väärib vaatamist ja see on alati olnud ka meie kaitsetööstusettevõtete sõnum, et isegi nagu meie kaitseväele, et isegi kui see maht ei ole suur, aga see referents on ääretult oluline, et välisklient kohe küsib seda referentsi. Täna on teine tingimus juurde tulnud. Küsitakse kohe, et kas Ukrainas kasutatakse, milline on Ukraina kliendi referents. Et need 2 asja on ääretult olulised. Aga tulles tagasi selle jutu juurde, see protektsionism versus vaba turg Euroopas, siis kindlasti me oleme siin siukse tasakaaluakti ees. Et me ühelt poolt me olemegi täiesti selles serva ühes ääres, oleme ostnud hinda ja aega ja ütleme, mõned teised riigid on selles serva teises otsas, kes on ühel või teisel kujul eelistanud ainult oma tööstust, on see siis läbi riigikapitalismi, eks ole, ütleme niimoodi, et lihtsalt riigi äriühingutele, riigi ettevõtetele antud ülesanded, eks ole, minnes igasugusest turust mööda, et me peame proovima siin keskpõrandale kokku jõuda, eks ole, et ühelt poolt Euroopas poliitikat suunata sinna suunas, eks, et avataks rohkem turgu, sest see on tegelikult Euroopa kaitsevõime huvides, et see sama 800 miljardit, mida sa ka siin refereerisid, et me ju ei taha mitte seda raha kulutada, me tahame rohkem Euroopa suveräänset tööstuslikku võimekust, eks ole, mitte et Rheinmetalli kasum on võib-olla, ma ei tea, 10-kordne võrreldes tänaga, et me lihtsalt maksame üksikutele ettevõtetele selle kinni, kus neil on nii suur turujõud, et nad saavad lihtsalt hinnastada neid tooteid 5 korda kallimat, aga võimet saame ikka sama palju. Aga teiselt poolt siis Eestis ikkagi rohkem tuua sisse seda aspekti, et me nii ühelt poolt, et me teame, et meil on endal mingid tööstuslikud võimed kodus, et kui me vajame, siis me teame, et kes neid asju suudab teha. Ja teiselt poolt ka puht makromajanduslikult, eks ole, mõeldes, et me ei saada mitte 7 miljardit, eks ole, ütleme iga aasta riigieelarvest ja meie sisemajanduse kogutoodangust, eks ole, välismaale relvasüsteemide hankimisega, sest see tekitab juba ka väliskaubandusliku defitsiidi ja väliskaubandusbilansi küsimuse, eks ole, vaid me proovime võimalikult palju tegelikult sellest rahast jätta Eestisse. Me peame tegema niisuguse tasakaaluakti, et ise liikuma natukene heas mõttes kaitsetööstust rohkem lokaliseerimamaks, aga teiselt poolt Euroopas proovime argumenteerida siis, et teised liiguksid selles suunas, kus meie juba oleme. Kas ma saan õigesti aru, Indrek, et sellest häirekellast või äratuskellast on ikkagi ka kinni haaratud, et kui nüüd ikkagi päriselt juhtub see kõige hullem, siis võib juhtuda see, mis juhtus koroona ajal, et ühtses Euroopa Liidus olid kõigil ikkagi küüned enda poole, kus Poola pani piirid kinni ja ütles, et siit toit enam välja ei lähe, ehk et päeva lõpus me peame opereerima ainult selle kaitsetööstustoodanguga, mis meil siin Eestis ühel hetkel olemas on. Sellest lähtuvalt teie või sinu konkreetse vaate või luubi all on 2 projekti, see on siis kaitsetööstuspark ja Ämari lõhkeainetööstus, ehk et siin samas Eestis ikkagi käima tõmmata moona tootmine. Täna moona tootmist Eestis ei ole.
Samal ajal me ostame väga palju moona neil aastatel tohutute summade eest ja kindlasti osa sellest moonast, mida me täna ostame ja välistarnijate käest, oleks võimalik ka Eestis toota. Et kogu selle mõtte ongi luua see keskkond siia, et Eestis oleks võimalik moona toota, et ettevõtted saaksid seda siin teha. Täna on turutõrge peamiselt seal, et kui sa tahad moona toota, siis on vaja vastavat tootmismaad, mis on linnadest ja asulatest piisavalt kaugel ja selle maa leidmine, planeerimine, see on kõik aeganõudev tegevus, et ettevõttel on see koormav 3-4 aastat seal planeerid midagi, teed mõju-uuringuid ja asju ja lõpuks saad oma tehast hakata püstitama. Et me teeme riigina selle töö ära ja me teeme seda suhteliselt kiiresti. Ütleme, võrreldes siin võib-olla Lääne-Euroopa analoogsete projektidega, kus täitsa uue tehase rajamine võtaks aastaid, ma arvan 5, 6, võib-olla 7, siis meie planeeringu kestvus on täna 1,5 aastat alates siis sellest, kui see töö algas. Ja siis on muidugi ehitamine ja selle asja käima lükkamine, aga ta on siiski suhteliselt kiire. Ja me näemegi, et täna see võimalustaken on olemas. Nii et see tööstuspark tekib selle aasta augustis valitsus loodetavasti saab kehtestada selle planeeringu, mis tähendab, sinna tekib see maa-ala või maa-alad, võib ka mitu võtta, kui on huvi. Ja siis saab tegeleda selle ehitustegevusega niimoodi, et riik, meie siis ehitame sinna baastaristu, aiad ja elektrid ja teed ja kõik sellise veesüsteemid, ka hoidlad, et hoida lõhkeainet või valmis moona ja pakkuda selle ettevõtetele. Ja siis ettevõtted, kelle me valime ka järgmistel kuudel, nemad siis tulevad sinna ja püstitavad oma tehased. Aga ettevõtja ütleb, et lambist on hea meel ja aeda on kindlasti vaja, seda ladugi on vaja, aga tegelikult oleks kõige tähtsam, et mu 10 aasta toodangu ette ära ostaksite. Mõni ettevõte ütleb seda, mingis mõttes on see loogiline, teine jällegi ei ütle. Et meil oli seesama sinu viidatud Ämari projekt, eks ole, Ämaris me teeme, seal on väikene tükk maad Ämari lennubaasis, mida on võimalik kasutada tootmistegevuseks. Me tegime samamoodi valikpakkumise eelmise aasta sügisel, sinna tuli lõpuks 3 pakkujat ja nad ükski ei seadnud eelduseks seda, et Eesti Kaitsevägi peaks kas või osa nende toodangust kohe ära ostma. Nii et nad näevad täna ka ise võimalust, et me tahaks teha seda niimoodi, et tuleb ärihuvi ja siis riik tuleb oma selle keskkonna võimaldamisega nagu neile vastu. Miks see probleem on? Miks ei võiks riik, kellel pole moonatootmist, kellel laod on tühjad, osta endale ikkagi moona, sest kui uskuda nüüd Kaitseväe juhatajaid ja kõiki neid spetsialiste, kes teavad Venemaa ajalugu, siis on ju selge, et Venemaa impeeriumi ihalus ei lõppe ei 5, 15, 55 ega 505 aasta pärast. Kõigepealt laod ei ole tühjad, ma arvan, et ladudes on Eestis üsna palju moona. Üks asi, teine, et me saame osta toodet, mis on olemas. Et kui täna ettevõtte tuleb, ütleb, et tema hakkab tootma 3 aasta pärast seal tööstuspargis, siis mõnel juhul isegi nad täpselt ei tea, mis see toode täpselt saab olema. Et ütleme, meil on ettevõtted väga erinevates valmidusastmetes. Mõnel on konkreetne asi juba olemas, toode on olemas, on ka sertifitseeritud nii edasi, teisel on alles mõte. Me tahame võimalust pakkuda ka neile, kellel see mõte alles on, aga kui sul on ainult mõte, siis seda osta kuidagi seda toodet on väga keeruline. Ma arvan, et lõpuks on niimoodi, et kui me lähme läbirääkimistesse konkreetsete ettevõtetega, kes sinna parki tahavad tulla, siis ma arvan, et seal tekivad need küsimused ja siis nende käigus ka vaatame, kuidas ja millisele kokkuleppele me jõuame. Ma üldse ei saa täna välistada, et me tõesti teeme ka mõnega sellise kokkuleppe, et me ostame midagi. Ja lõpuks on see ju loogiline, et kui sul Eestis toodetakse, siis miks sa peaks kaugemalt ostma, kui siit sa saad sama hea kvaliteediga ja ilma logistikakuludeta toote. Taavi, kas Eesti kaitsetööstus, mis on maailma tipus oma kõrgtehnoloogiliste lahendustega, on valmis nendes tööstusparkides tootma lõhkeainet, mürske, moona? Ma arvan, et jällegi, et kus see huvi ja potentsiaal nagu on, eks ole, et kui riik selle plaani ütles üks aasta tagasi või? Tööstuspargi plaani või? Jah. See tuli 23. Aha, okei. No ütleme mingi aeg, juba tagasi aeg läheb kiiresti, siis ju algul Kaitsetööstusliidus oli üle 30 ettevõtte, kes tegelikult näitasid huvi välja, eks, et neil tegelikult oleks selle suunaline huvi olemas.
mis näitab vähemalt seda valmisolekut. Kindlasti kõik nendest 30 ei ole potentsiaalselt need tootjad, eks ole, ütleme niimoodi. Ja kindlasti see nomenklatuur võib olla erinev, aga see huvi on olemas, see valmisolek on kindlasti olemas ja nende 30 hulgas on ka väga tõsiseid tegijaid, kellel on olemas nii oskused, kogemused, teadmine seda asja teha, kes juba teevad. Nii et selles mõttes siin on erinev hulk ettevõtteid, pluss jällegi tulles nagu tagasi selle sama Euroopa vaate juurde, eks ole, ja ma arvan, et kui me räägime laskemoonast või lõhkeainest, siis see on igal juhul ju mahukaup ja ilmselgelt ei ole mõtet teha ei lõhkeaine ega laskemoona tehast ainult Eesti nõudluse vastu. Et see igal juhul sa pead leidma kuskilt mujalt selle turu. Nii et siin minu meelest on nagu paar aspekti lihtsalt aja kokkuhoiu huvides, mida ma kaitsetööstuse poolt markeeriksin. Et kindlasti, mis puudutab nagu kogu seda kiirust, et nii nagu Indrek ütles, ta on suhteliselt kiire. Me kindlasti oleksime näinud, et ta oleks võinud olla palju kiirem, eks ole, ja kaitseministeeriumil võib-olla ministeeriumil on nagu õigus, et me peame siin arvestama Keskkonnaministeeriumi ja Rahandusministeeriumi ja kelle 4.-5. nõuetega, aga meie vaatame riiki kui tervikuna, on ju. Ja meie nägemuses oleks tegelikult selles olukorras riik võinud selle seadusega teha ja teha kiiresti ja palju nagu resoluutsemalt, eks ole. See on meie vaade. See on üks asi. Teine asi, kindlasti, mis puudutab nagu lepinguid, siis kaitsetööstus ja ma arvan, mitte ainult laskemoona ja lõhkeaine osas, vaid üldse Euroopa kaitsetööstus vajab pikkasid lepinguid. Midagi ei ole teha kaitsetööstuses, eriti single use või siis ühese kasutusega tehnoloogiatest, sul on vaja pikkasid lepinguid, et sa oleksid ettevõttena finantseeritav, et kui sa on nagu lühiajaliselt ühest hankest teise, eriti tingimustes, kus sul on nagu piiratud juurdepääs ka potentsiaalselt teiste riikide klientidele, eks ole, kes tahavad ka võib-olla samamoodi kodust osta, eks ole, siis sul on see pika lepingu nagu vajadus on kaitsetööstuse üles skaleerimisel, tootmismahtude üles skaleerimisel kindlasti ääretult oluline. Ja minu meelest kolmas mõte on see, ma arvan, see Ämari kogemus kindlasti, mis kaitsetööstuse poolt vaadates on see, et meil oli, nii nagu Indrek ütles, meil oli 3 huvilist, me valisime 3-st ühe välja, meie nägemuses oleks pidanud riik leidma selle võimekuse ja võib-olla siin on see kiiruse asi, et kui meil oli 3 ettevõtet, kes riigi käest mitte midagi küsinud tegelikult, et ostke meilt see toode, kes ütlesid, et jaa, andke meile see maa, me oleme valmis investeerima selle võimekuse, tööstusliku võimekuse siia looma ja siis ta olekski siin Eestis, eks ole, see võimekus olemas, eks ole, need masinad, teadmine, see oskus oleks siin olnud. Siis tegelikult oleks pidanud kõigile andma selle võimaluse. Me oleme selles olukorras täna, eks ole, et me oleks pidanud andma kohe kõigile selle võimaluse tegelikult, mitte sellest 3-st siis valime välja ühe ja ütleme, et okei, sina saad, eks ole. Et see meie hinnangul ei olnud õige käitumine, et võib-olla sellised observatsioonid, eks ole, kaitsetööstuse poole pealt. Indrek. Antud juhul me tegelikult pakkusime ka ülejäänud 2 ettevõttele võimalust kaitseväe mõnel muul maal, mõnel muul alal seda tootmist teha. Üks valis mitte seda teed minna, sellepärast, et tuleb suur tööstuspark, kuhu me nagunii teeme valikpakkumise, kus on rohkem maad. See tuleb ka kohe välja. Ja teisega me tegelikult peame läbirääkimisi juba pikemat aega, et siis leida kokkuleppe, et ka nemad saaks seda võimalust kasutada, et ühes kaitseväealal, eks ole, oma tehas püsti panna. Aga loomulikult riigile tuleb ka sealt teatud kulusid, eks ole, me peame midagi ette valmistama, mingisuguse baastaristu pakkuma, nii nagu Ämaris, et päris nagu null eelarvega ta ei ole, aga me oleme valmis seda tegema. Lihtsalt küsimus on selles, et millise kokkuleppeni me jõuame. No ja just, et minu meelest täna, kes tahab mingit tööstuslikku võimekust luua, tahab oma raha tulla, loomulikult ma olen nõus, mingi baastaristu kulu on, aga kui ta riigilt eriti ei nõua mingit lepingut, siis me peaksime selle võimaluse nagu andma, selle riski mõneti nagu riigina ühiskonnana võtma, et olge head, et kui me tahaksime Eestit reklaamida, et Eesti on parim koht kaitsetööstuse tegemiseks Euroopas, siis me peaksime selliseid flagship või kaugele ja kõrgele nähtavaid nagu projekte tegema, et selles mõttes näiteks see Smart Capile raha andmine
Kallase valitsuse ajal oli ilmselgelt nagu samm, mis resoneerus üle Euroopa, kuna ta oli ilmselgelt esimene, kus üks riik ütles, et jaa, me anname oma investeerimisfondile õiguse teha investeeringuid mitte ainult kahese kasutusega, vaid ühese kasutusega siis tehnoloogiatesse, millel on potentsiaalselt surmav mõju. Indrek, 27 kevadel läheb kaitsetööstuspark käima. 27 kevadel võiks seal mingit tootmist näha juba, jah. Väga hea. Ja on see kindel nüüd, et seal ikkagi nagu tootmiseks läheb või ütleb ettevõtted, aga ikkagi me ei leidnud välismaalt endale ühtegi astet ja me nagu teilt lepingut ka ei saanud ja me ikkagi mõtlesime, et me ei tee. Tõetund on umbes sellel suvel, siis on meil valikpakkumine läbi. Samamoodi augusti lõpuks, nii kui planeeringu kehtestamine valitsuse poolt, siis selleks samaks tähtaks on meil ka need ettevõtted valitud. Me näeme, et kes sinna tulid ja kellega me saame edasi minna. Täna ma hindaks niimoodi, et kuskil 6-7 pakkujat võiks tõesti tulla vähemalt. See tugineb siis konsultatsioonidele, mis toimusid eelmise aasta lõpus. Huvilisi käis rohkem, aga ütleme hinnates siis reaalset valmidust ja huvi, siis ma arvan, et see võiks olla see reaalne number. Me oleme valmis võtma tõesti vastu nagu täna enam-vähem iga ühe. Loomulikult lõpuks on küsimus selles, et kas kõik need maad, mis meil täna on planeeringus, kas seda maad on piisavalt. See on üks asi, teistpidi, kas Eestisse nagu näiteks oletame, et tuleb suurtükimoona tootja, 155 mm tootja, et kas 2 sellist Eestisse mahuveks. Et meil on käinud jutul mitu ettevõtjate gruppi, kes on huvitatud sellest. Aga ma ise arvan, et eks näis, kuidas valikpakkumine läheb. Et meie huvi selle tööstuspargiga on see, et see oleks esiteks, siin tekiks selline mitmekihiline, dünaamiline selline keskkond ja tootmiskapatsiteet. Et me ei räägi ainult ühest konkreetsest tootest, mida me seal tahame näha, vaid võimalus oleks erinevatel tootjatel. Õhuründemoon, väga kuum teema praegu, lõhke pead sellele. Võiks olla vabalt üks tootjagruppidest, mis täna on selline väga arenev valdkond ja seal on võimalus ka kindlasti Eesti täitsa uutel tegijatel midagi teha. Ma saan aru, et Taavis on see koht, kus sa ütled, teeme, me oleme valmis, hakkame pihta. Mis on Kaitseministeeriumi ootus siis täna ise kaitsetööstusele? Mis te ise neilt ootate? Mehed just kui on sellises asendis, et tormame, hakkame pihta, teeme kiiremini, oleme valmis ja siis mulje on just kui nagu kuskil on see pidur, et aidake see pidur korra maha võtta siis, et me mõistaks, et mis see probleem on. Ma ei teagi, kus see pidur või võiks sa sellele pidurile viitad, et tegelikult, võtame näiteks selle sama õhuründemoona, et meil oli just lõppes suur raamahange 400 miljonit ja selle sisenemisbarjäär oli väga madal. Et sul sellel hetkel isegi ei pidanud olema toodet, et see oli tehnoloogia tase 3, mis on nagu, sul on kontseptsioon alles, et kõik ka täna väga algajad ettevõtted võisid selle osaleda. Et saavad sinna raamlepingu sisse ja tulevikus, kui me hakkame ostma, siis konkreetseid asju juba läbi selle raamlepingu, siis on ka ettevõtte, kellel täna ei ole toodet, aga aasta pärast võib-olla on. Tal on ka võimalik osaleda. Lõhkaine tehas, sellest oli ka juttu veidikene aega tagasi. Selle eesmärk on luua täiendav selline oluline keskkonnaelement, et see moonatootmine Eestis oleks nii-öelda lisaargument, et miks see moonatootmine Eestis võiks olla mõistlik. Et kui sa saad kohalikku toorainet siit samast, ja sa võid tooma seda kuskilt Ida-Aasiast, nagu täna paljud Euroopa moonatootjad toovad, siis see on oluline argument, et miks see moonatootmine võiks Eestis olla jätkusuutlik ja püsiv. Nii et selle lõhkane tehase puhul me näeme seda strateegilise sellise võimaldajana ja sellepärast ka riik läheb ise sellesse ettevõttesse sisse, et see asi ära teha. Tsiteerin endist Kaitseväe juhatajat Riho Terrast, kes on öelnud nii, Eestis arvatakse siiamaani, et kõike on võimalik vabaturumajandusega reguleerida, aga kaitsetööstuse reguleerimine vabaturumajanduse kaudu viib selleni, et Eestis seda lihtsalt ei teki. Ehk et mõte on selles, et mis on need signaalid ka erinevatelt pooltelt, ka kaitseväe poolelt on see, et kas me ikkagi nagu tegelikult kõik keset lauda kokku tulles mõistame, et olukord on ohtlik. Ehk et kas kõik ikka päriselt pingutavad nii, et navapaigast, et seista selle eest, et kui ikkagi vaenlane ründab meid, siis me oleme nagu valmis. Kuidas teile tundub? Oleme me valmis? Oleme me täna teinud kõik selleks,
mõeldes nüüd selle peale, mida ka Indrek sina sõnastasid, kuuldes millised on signaalid Kaitseministeeriumist, kus tõesti ka selle saate planeerimine on osutunud väljakutseks. Kaitseministeeriumi ametnikel on tööd nii palju ja täiesti siiralt mõistan, et nad ei saa tunniks tulla ära, et seda saadet salvestada ja täiesti arvan, et see ongi õige. Tööd tuleb teha seal, kus kõige tähtsam on. Aga kas me praegu nüüdseks kevadeks 2025 oleme päriselt mõistnud, et tuleb teha koostööd ja kiiresti, et Eesti ja Euroopa oleks kaitstud? Ma arvan, et laias plaanis see mõistmine on olemas, et tuleb teha kiiresti. Oht on arusaadav. Kas me oleme lõpuni valmis, kas üldse saab olla lõpuni valmis sõjaks? Ma ei ole kindel selles, et kas tekib selline olukord, kus nüüd me ütleme, et meie kaitsevõime on selline, midagi ei ole vaja täiendavalt teha ja ta on valmis. No ma arvan, et sellist olukorda ilmselt ei teki. Nii nagu oht areneb ajas ja muutub. Nii on vaja meil kogu pidevalt tegeleda oma kaitsevõime arendusega, et see ei lõppe mitte kunagi. Seetõttu me saame muutuda ainult paremaks, õppida sealt, kus täna on kõige mõistlikum õppida ehk Ukrainast, nii palju kui võimalik võtta seda üle, mida me saame võtta, muuhulgas ka seda, kuidas sõja ajal võiks kaitsetööstus toimida ja kuidas riik saab omalt poolt seda nagu edendada, sest lõpuks jah, et riik võiks ju kõiki neid asju ise toota. See on mingi üks lahendus, eks ole, aga ma arvan, et see ei ole kõige mõistlikum lahendus. Et lõpuks see ettevõtjate tarkus ja oskus tegeleda turul on väga oluline, et riik ei ole seal kindlasti kõige parem tegija. Et me peaksime olema riigina seal, kus see tõesti on hädavajalik ja muidu luua see keskkond kaitsetööstusele, eraettevõtetele, et nad saaksid toimida. Sealhulgas ka sõja ajal. Taavi Kersku kaitsetööstus on natuke liiga kriitiline siis riigi suhtes. Peaminister isiklikult ütleb, et see on prioriteet. Minister ütleb, et me pingutame nabapaigast. Indrek siin selgitab kaitsetööstusparkidest lõhkainetööstusteni töö käib. Ma arvan, et me ei ole liiga kriitilised. Ma arvan, et me oleme nõudlikud, sest me näeme nii seda võimalust Eesti jaoks, kui me tegelikult näeme ka seda väljakutset lähtuvalt nagu sellest kogemusest, tõesti Eesti kaitsetööstus ettevõtted töötavad Ukrainas, Ukraina klientidega üle 10 meie ettevõtte on igapäevaselt oma toodetega Ukrainas esindatud, paljud teiste klientidega, eks, et tegelikult mida me saame teha, ja ma arvangi, et see tahe on seal ja see on kindlasti hästi oluline. Ma sellega olen nõus, et tahe on seal, see arusaam on muutunud, et kui tõesti võib-olla 15 aastat tagasi ikkagi pigem oligi see arusaam, et mis me sellest Eesti kaitsetööstusest siin räägime, et ostame kõik sisse ja seda polegi olemas ja seda võib-olla ei saagi sellisel kujul arendada, siis kõik saavad täna aru ka vaadates, mis Ukrainas toimub, et see tööstus on osa võimest, kui pole tööstust, pole võimet. Et see arusaam on olemas. Nüüd see võib-olla, kus meil on erinev arusaam, et kui kiiresti saab midagi teha, kus meie ütlemegi, et tuleb mingitest võib-olla tavapärastest reeglitest, mis on riik nii-öelda loonud, on need siis mingid riigihanke, riigiabi, planeerimise reeglid, et tänane olukord on selline, et nendest tuleb minna mööda. Tulebki teha siis nii-öelda kas siis eraldi seadusega sellised otsused, et nendest oleks võimalik mööda minna. Riik täna siiski läheb nagu tavapärast protsessi pidi. Läheb kiiresti, ütleme, aga läheb tavapärast protsessi pidi, mis meie hinnangul ei ole siiski selle väljakutsega kooskõlas. Võib-olla see on selle tooni vahe, et kus me igapäevaselt ka tegelikult ju riigiga koos töötades, eks ole, kaitsetööstuse poole pealt, ma näen, et me tajume nagu erinevalt, eks ole, ja võib-olla ka nagu julgust teha valikuid, eks ole, julgust teha ka valikuid nagu sellest lähtuvalt, et see sama Ukraina meetme teema, eks ole, väga hea, 100 miljonit Ukrainale, kaitsetööstus näiteks nägi, eks ole, seda väga selgelt nagu selle fookuse läbi, et ühelt poolt aidata nii-öelda Ukrainal sõda võita, me oleme kõik selle taga, me saame aru, et see on parim, mida Eestis täna teha saab ja teha tuleb, et oma lastele garanteerida rahu, aga teiselt poolt me nagu nägime seda ka kindlasti selle läbi, et see võimaldab just tegelikult mingid võimeid Eestis arendada, tööstuslikke võimeid, mida võib-olla me saame kasutada hiljem, nii-öelda nagu Eestis, et just nii-öelda Eestis originaalselt välja töötatud nii-öelda tehnoloogiad aidata skaleerida. Et ma arvan, et me oleme suures plaanis kindlasti, ma arvan, riigiga käime ühte jalga, ma olen sellega nõus,
aga meie hinnangul võib-olla see pingutus peaks olema nagu veelgi suurem võib-olla ja julgus teha mingeid valikuid nagu veelgi tugevam, et just seda kohalikku tööstust siin edendada. Nii et ma arvan, et meil on nagu järgmine suur väljakutse, mida mina näen, on kindlasti see, et kui me nüüd sisustame seda nii-öelda 5% uut võimearenduse plaani, kuidas tuua see nagu tööstuslik komponent kohe selle võimearenduse juurde, ja see ei ole monoloog, ma julgen väita, see ei ole monoloog, et nii-öelda vägi ütleb tööstusele, et me vajame neid asju. Ma tahan väita, et väga paljud meie ettevõtted on jõudnud täna sinnamaani, kus tegelikult ettevõtted on väga nagu hea arusaam ka nagu sellest, et kuidas ühte või teist tööriista peaks lahinguväljal kasutama ja võib-olla mõnes nii-öelda valdkonnas isegi parem teadmine, kui täna väes on. Et see peab olema dialoog. Me saame ka oma ettevõtetena tuua kompetentsi ja kogemust Ukrainast ja teistest riikidest tagasi koduriiki. Absoluutselt. Kevadtormil suurel õppusel maikuus terve rida Eesti kaitseettevõtteid osaleb, testivad, lasevad lõppkasutajal oma tooteid katsetada, teevad demosid. Need ongi need sellised kohad, kus seda tuleb teha ja ma olen nõus, et kaitsetööstusel on täna tarkust, eriti neil, kes on Ukrainas otsapidi sees üsna palju, et kuidas mingeid tehnilisi lahendusi teha, nii et see efekt lahinguväljal oleks parim ja kindlasti kaitseväel on võimalik sealt ka üht koma teist nii-öelda omaks võtta või õppida nende käest. See on nüüd siis 3 aastat on seda olnud, 3. aastal Kevadtormil siis koostöö. Ei, see ei ole nagu, ma arvan, esimest korda, et ma lihtsalt tõin selle näiteks, et mida kaitsetööstus tegelikult tahab lisaks sellele, et nende käest ostetakse. Mida nad tahavad on see, et neil on võimalik testida oma asju ja töötada koos selle lõppkasutajaga kaitseväega. Osalt sellepärast, et kasutada kaitseväe neid väljaõppealasid, kuna mujal ei ole võimalik, eriti kui sa tahad mingit pauku teha, ei ole mujal võimalik teha, aga isegi olulisemana, et sa saaksid seda lõppkasutaja nagu arvamust sinna, et okei, meil on siin selline toode, lendab, teeb seda, aga et sina seda kasutaksid. Milline ta peaks siis veel olema või mis täiendusi tuleks talle veel teha? Või mis ülesannete täitmiseks nagu seda just konkreetset tööriist on kõige parem kasutada, et kui on, ütleme, nael, tuleb ka aamriga lüüa ja kui on kruvi, on mõistlik puuri kasutada, et mitte asuda pärast, eks ole, kruve aamriga seina lööma. Üks oluline algatus täna niimoodi, et üldiselt pääseb testima kaitseväega see ettevõtte, kes on saanud meilt arendustoetust või kelle kaitsevägi on valinud siis oma eksperimenteerimisprogrammi. Me tahaks teha selle testimise niimoodi, et on selline teenus, et kaitsetööstusettevõte, isegi kellel ei ole mingit olemasolevat aktiivset lepingut kaitseväega, saaks ligi kaitseväe testaladele ja kaitseväele. Loomulikult teatud valiku alusel ja nii edasi, aga see on teenus, mis toetaks kaitsetööstust ja ka neid ettevõtteid, kes täna veel ei ole mingites hankelepingutes või müügilepingutes. 3. saatesse on tulemas ettevõtte Rantelon, kes on pikemalt juba kaitseväega koostööd teinud missioonide aega, kes ütleb, et ka hanketingimused on sellised, et nendele Eesti ettevõtjal tihti osaleda on keerulisem. Aga ma saan aru, et kuuleme siis ära Ranteloni esindaja juba järgmises saates, kuhu vastu tuleb kindlasti ka Kaitseministeeriumi või Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse töötaja. Me peame lähenema lõpule. Oluline on nüüd see, et me teeme seda 2025. aasta kevadel, kui rahu justkui paistab lähemal kui kunagi varem, kus Kaitseväe juhataja on öelnud, et olukord ei ole mitte lihtsalt kriitiline, vaid läheb iga päevaga järjest tohtlikumaks, kus nendele miljonitele meestele tuleb Venemaal leida mingisugune rakendus, kui nad koju lähevad, on see Venemaale endale julgeolekuoht, ehk et need, kes on harjunud röövima ja varastama küladest ja võõralt maalt, need tuleb kuhugi tõenäoliselt paigutada siis Eesti mõistes idapiiri lähedale ja sealt võib hakata juhtuma. Kas täna kaitsetööstuse selle koostöö kontekstis, millest me nüüd siin tund aega peaaegu oleme rääkinud, saab öelda, et me oleme ikkagi nagu lõppkokkuvõttes heas kohas, need äratuskellad on kõlanud, kõik on aru saanud, me tegutseme, keegi tahab, et natuke kiiremini, keegi ütleb, me teeme maksimumi endast, aga me liigume õiges suunas. Ja, ma arvan küll, me liigume õiges suunas, muidugi. Ja, kindlasti.
Sellega veel see saade läbi ei ole. Kohe näete ühte klippi, mis räägib juba pikka aega kestnud kaitsetööstuse heast koostööst riigi ja kaitseväega ja vaadake see kindlasti ära. Siit stuudiost ütlen ma kahele mehele suur tänu. Külas olid Taavi Veskimägi, kes on Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu nõukogu esimees ja ka asutaja, ja Indrek Sirp, Kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik. Mina olen Rasmus Kage, tänan teid ja kohtume varsti. Aga veel kord, vaadake see klipp siia saate lõpus ka veel ära. Nägemist! Räägime nüüd ühe konkreetse ettevõttega, kes teeb igapäevaselt kaitseväega ka koostööd ja riigiga ja tere tulemast, Reelika Mõttus, kaitsetööstusettevõtte Jetflight Balti regiooni juht. Tere, tere! No võtame täitsa otsast, et millega siis Jetflight tegeleb ja kuidas ja mil moel te riiki kaitsevägi aitate? Meie põhifookus on logistika ja me tegeleme militaar- ja strateegilise kaubalogistikaga. Riiki aitame niiviisi, et meil on riigiga sõlmitud raamleping ja selles lepingus me oleme praegu ainus ettevõte. Ehk et meie korraldada on siis kogu kaitsevaldkonna logistika, mis puudutab siis Eesti kaitseväge ja RKIK-i. Aga mis see tähendab siis? Tavaline inimene praegu küsib, et mis logistika? Veate tanke Tallinnast Tapale? Veame ka seda, kui vaja on, aga meie põhifookus on varustuse vedu. Näiteks me aitame Eesti kaitseväel minna erinevatesse riikidesse missioonile, teeme missioonilogistikat. Näiteks me aitame Eesti RKIK-i tuua koju meie moona, relvaseadmeid, Caesarid, mida iganes RKIK-il vaja on, seda me koju toome. No, juba huvitavaks läks kohe. Need relvasüsteemid on ju ikkagi ka vaenlase jaoks, ma kujutan ette, enneolematu sihtmärk, mida saboteerida ja varakult maha võtta. Kui suure sordiini saladuskatte all see kogu see protsess ja logistika ülesehitamine käib? Väga, sellepärast, et kui me näiteks nüüd konkreetselt räägime nendest Caesaritest, siis meil on ikkagi saatjaga kokkulepe, kuidas me teeme seda, millised juhid meil on, millised autod meil on, milline routing on. Me anname neile teada, kuidas me käime, kuidas me sõidame. Ja siis lõpuks me ütleme Eesti riigile, millal me jõuame. See, kuidas me seal vahepeal toimetame, see on meie asi. Ja põhimõtteliselt nii nagu filmides, et tehakse võib-olla 4 erinevat marsruuti, millest tegelik valitakse alles välja võib-olla sõidu hommikul ja nii edasi, just selleks, et tagada kogu selle saadetise turvalisus. Kuivõrd keeruline on seesama protsess olnud Ukraina kontekstis? Jetflight on ju ka aidanud vedada kogu seda kaitseväe toetust Ukraina armeele. Vastab tõele. Selles vaates on olnud hästi hea väljakutse, sest et mitte iga autojuht ja iga ettevõte ei taha minna riiki, kus toimub sõda. Juba sellepärast, et mitte ainult turvalisus või see, kas su inimene tuleb elusalt tagasi, vaid ettevõtte vaatest ka ükski kindlustus ei kehti sõjas oleva riigi territooriumil. On hästi oluline, et su juhid, kellega sa sinna lähed, on täiesti 100% vettpidavad. Sa pead neid nagu pimesi usaldama, nad peavad olema väga lojaalsed Eesti riigile, liitlastele, Ukrainale. Et see on olnud, meil on need juhid olemas. Nendel on, see on huvitav, Eesti juhtidel on olnud alati tahe Ukrainat aidata ja minna. Pean ütlema, et esimesed veod olid minu jaoks suhteliselt sellised närvesöövad, sest et siis me veel ei teadnud, kuidas asjad juhtuma hakkavad, kuidas meile piiri saame, millised on piiriprotseduurid ja nii edasi. Aga on läinud väga hästi. Ja see on ju nüüd kestnud üle 3 aasta juba ja see jätkub.
ja kas selle aja jooksul on ka olnud hetki, kus on tulnud võib-olla rohkem muretseda, sest on... Ja. Otseseid rünnakuid meie vastu ei ole toime pandud, aga rohkem kui korra on meie juhid pidanud istuma ikkagi varjendites. Selliste olukordi on olnud küll. Kõik need veosed, need ei toimu ju tõenäoliselt Jetflighti nimel, eks ju, et suured plagud on veose peal, ilmselt veate ju puuvilju. No, mida iganes. Sokke. Mis on nüüd selle töö juures see kõige suurem väljakutse? Ma ei tea, üks asi on see sama turvalisus, elud, et kaup jõuaks õigel ajal õigeks ajaks kohale, aga kas see tehnika peab olema ka siis mingi spetsiaalne? Maa peal veate, lennukitega veate, mis see teie võimekus üldse on? Jaa, tehnika peab olema selles mõttes spetsiaalne, et laskemoona ei tohi vedada suvalise rekkaga, see peab olema täiesti sertifitseeritud EX3 auto. Neid on Eestis tänases päevas ainult põhimõtteliselt ühel ettevõttel. No, mis see tähendab? See tähendab seda, et selle ettevõtte või ütleme nende tehnika, treilerid, juhid on koolitatud vedama kõige kangemat laskemoona üldse, ükskõik, see on väga spetsiifiline ala, ma väga spetsiifiliselt sellest rääkima ka ei hakka, aga see on seadusega väga-väga reguleeritud, mis on ka normaalne, eks, turvalisus. Samamoodi peab olema sõjamoona, sõjalaskemoona ja sõjarelvade vedamiseks Eesti pinnal, näiteks Eesti ettevõte peab olema litsenseeritud, tal peab olema vastav PPA poolt väljastatud litsents. Selle üks kriteerium on ka see, et kapo teeb kõikidele juhtidele, kaasa arvatud siis ettevõtte juhtidele väga-väga põhjaliku kontrolli, seda ei väljastata igaühele. Sellised kriteeriumid. Palju räägitakse logistikas droonide ajastust, et varsti hakkavad droonid tassima kodudesse pitsast kuni televiisorini ja inimene jääb puhkama. Kuivõrd tõenäoline on, et selles militaarlogistikas teie garaažis toimub varem või hiljem mingisugune muudatus, tulevad mingisugused uued seadmed? Hästi ei usu. Ma olen oma nii-öelda tsiviillogistika maailmas läbi elanud selle, kus kunagi väideti, et raudtee hakkab asendama lennutransport ja lennutransport sureb üldse välja, ei vasta tõele siiamaani. Lennutransport on üks olulisemaid transpordiviisiks, kiiremaid, eks. Ja ei usu, ma selles mõttes olen väga skeptiline, et droonid hakkavad kas te kütate ette, ma ei tea, Abrams Challenger, üle 60 tonni, kuidas sa lennutad drooniga, ei lennuta. Mis on üks oluline moment veel, et üks asi on koostöö riigiga, kaitseväega, aga teil on järjest aktiivsem koostöö ka sellesama Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu teiste ettevõtetega, kes täna väga aktiivselt ka Ukrainas toimetavad. Vastab tõele. Mis te nende jaoks teete? Sama töö? Sama töö. Militaar- ja strateegilise kauba logistikal on hästi oluline teada ka regulatsioone, erinevate riikide regulatsioone. Kuidas, kui me läbime mingit transiitriike, mida me tegema peame seal, millised dokumentatsioonid, kas me peame taotlema transiitlube ja nii edasi, mis dokumente selleks vaja on? See on ülioluline, vastasel juhul rikud sa seadust ja sa võid saada kriminaalkorras karistatud. Aga on siis nii, et kuidagi nagu see sõjatehnika, mis läheb Ukrainale appi, see läheb kuidagi lihtsamini üle? Sellega on nii, kuna tegemist on, kuna minu tellija, ütleme siis nii, kui me räägime nagu kaitseväe vaatest, on Eesti kaitsevägi, siis igasugune transiitluba on nende asi ajada. Kui me räägime eraettevõttest ehk, et ükskõik siis milline Eesti Kaitsetööstusliidu ettevõte, kes paneb oma kaubale peale relva, siis selle transiitluba on minu ajada. Väga ei tehta erisusi. Kas on nii-öelda rahuaeg või sõjaaeg. Käib ikka samamoodi. Samamoodi heas mõttes, et meie tehnika jõuab valutult rindele. Ütleme, et ta käib samamoodi bürokraatia mõttes, et ei ole kiirendatud protsessi, et me näeme, et me tegelikult ju teame, kuhu ta läheb ja miks ta läheb ja mis selle meie kõigi eesmärk on Ukrainas sõda võita, et aga on nii.
Et bürokraatia vaates ei ole midagi muutunud. Ja viimane küsimus, on see nii, et militaarlogistikaga peab kindlasti tegema inimene, kes on ise ka, nagu me siin enne rääkisime, üleni terve perekonnaga roheline, ehk et Reelika, sa oled Kaitseliidu liige, Naiskodukaitse liige, sul lapsed on kaitseväes, su mees on roheline ja nii edasi. Või seda saaks teha ka tavaline logistik, et sinu taust on sinu eelis? Ja, minu taust on minu eelis ja ma ütlen ausalt, et minu meelest seda tööd saab teha inimene, kelle see ei ole minu jaoks lihtsalt töö, see on missioon ja ma teen seda missioonitundega. Ja mul on Eesti Kaitseväega hästi lihtne suhelda, sest et ma valdan nende keelt. Ma saan nende lühenditest aru, ma mõistan nende vajadusi ja nii edasi. Et lihtsalt täitsa suvaline logistik laua taga, ma arvan, et tegelikult ei adu, mida see militaarlogistika endast tegelikult hõlmub. Reelika Mõttus, kaitsetööstusettevõtte Jetflight Balti regiooni juht, suur tänu. Aitäh kutsumast!